Tallinna uusarendustes maksab ruutmeetri hind juba 6–7 eurot. Veidike soodsam on uus korter osta Kristiinesse, kus küsitakse 4500–4700 eurot. Kui nüüd rääkida järelturu korteritest ja magalatest näiteks Lasnamäest, siis siin on ootus ka juba tõusnud. Ehk siis müüja loodab, et saab ruutmeetri eest 3000 eurot. Kinnisvara kui tootehind tõenäoliselt tulevikus kasvab. Seda väga lihtsatel arusaadatel põhjustel. Esiteks meie piirkonnas täna oma kapital ehk siis kinnisvara arendamiseks vajalik kapital on raskemini kättesaadav, sellepärast et geopoliitiliselt ei ole siia investeeringute tegemine liiga lihtne täna. Ja see tähendab seda, et kuigi pankade seis on hea ja pangad oleksid nõus laenu andma, siis tegelikkuses neid investorid, kes on nõus siia pikaajalist investeerima, neid täna ei tule liiga palju juurde. Ja see tähendab, et tegelikult kinnisvara hinnale tulenev ootus investori vaatest läheb tulevikus ülesse. Teine asi on Ukraina sõda, kui see lõpeb, siis on vältimatu, et kogu ressurss, nii ehitus kui materjali ressurss liigub sinna ja selle võrra tegelikkuses Eestis ehitamine läheb kallimaks. Kinnisvara hind on ju märkimisväärselt tõusnud ja mis me saame selleks teha, et kinnisvara hind Tallinnas väheneks. Üks moodus on kindlasti see tihedam linnaruum, kiiremad planeeringud ja ka see vähemalt pidurdab, kui mitte ei langeta kinnisvara hinda. No kas me räägime praegu näiteks magalatest, kus siis muud teha ei olegi, kui sõita sinna magama? Väga hea tähelepanek. Just magala on tänapäeva mõistes väga vale keskkond. Et tänapäevane uus keskkond on ikkagi multifunktsionaalne, kus käib elu, töö koos, kus veedavad aega nii noored, vanad, üksikud ja pered. Ehk siis tänane linnaruum on segaruum ja see ongi meie suur lootus, et selliselt ka Tallinn astub samme edasi. Praegu kaotavad linnad maksumakseid lähivaldadele, sest kui pere peab valima 2- või 3-toalise korteri vahel, siis suudab ta täna osta suurema korteri ikkagi linnapiiri taha. Tallinn tellis kevadel uuringu, mis linna kinnisvara kaardistas ja otsis lahendusi kõrgete kinnisvara hindade alla toomiseks. Meile hetkel tundub kõige mõistlikum on siis linna endale kuuluvatele kruntidele eluasemete arendamine koostöös arendajatega, milline see formaat täpselt on, veel ei oska öelda, seda me pole välja töötanud, aga linnale endale täiendava eluaseme fondi loomine selleks, et tõesti siis noortele peredele, kes on eelkõige ka uuringust tulenevalt see sihtrühm, kellel on väga keeruline Tallinnas kodu leida, et nemad selle kodu, et meil oleks võimalik neile seda kodu pakkuda. Tallinn vajab selgelt üldplaneeringut, selget kokkulepet arendajate, linna ja linna elanike vahel, et millist linna me siis soovime ja milliseks see linn kujuneb. Mida taskukohasem kinnisvara, seda väiksem segregatsioon, mida tihedam linn, seda vähem liigub maksumakseid linnast ära.